Lula üritab Trumpi hirmutada Brasiilia aatomipommi taastamisega. President liisas riigikaitse oma valitsusprogrammi, mainis Donald Trumpi, rääkis välisohustest ja ütles, et Brasiiliat ei tohi tabada ootamatult. Ja tõi tuumarelva leviku tõkestamise lepingu puudujäägid arutelu keskmesse. Väites, et suured suurriigid jäid relvastatuks samal ajal kui Brasiilia kaitsetööstus jäi nõrgaks. Ma tahan, et te teaksite, et riigikaitse küsimus saab olema osa minu valitsusprogrammist vana. Esimest korda panen ma riigikaitse küsimuse valitsusprogrammi, et me saaksime võtta avaliku kohustuse. Millist tüüpi kaitset me tahame? Selles liigis poliitiline kaal on just seal. Lula jättis õhku suveräänsuse sõnumi, vastasseisu tooniga. Ajal, mil Trump hakkas käsitlema Brasiilia valimisi kui strateegilist testi Ameerika Ühendriikide mõjule Ladina-Ameerikas. See jutt muutub olulisemaks, sest Brasiilia põhiseadus piirab tuumaenergia kasutamist ainult rahumeelsetel eesmärkidel ja igasugune flirt tuumarelvaga. See läheb vastuollu seadusega, rahvusvaheliste lepingutega ja riigieelarve tegelikkusega. Nii et samal ajal hakkavad 2026 aasta valimised segama omavahel kaitset, organiseeritud kuritegevust, piirisuveräänsust ja välissurvet. Mida Lula selle kõnega tegelikult tõestada tahab? Miks hakkas Trump Brasiiliat otsustava osana vaatama? Kuidas piire ületav kuritegevus sellest võitlusest osa sai? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, kui sulle meeldib selline otsekohene ja keerutamiseta sisu. Lula tegi selle avalduse Cunha Moreira fregati vettelaskmise ja ristimise tseremoonial, mis on Itajais ehitatud mereväelaev. Üritusest sai poliitiline lava, sest president kasutas kaitsevaldkonna päevakorda, et öelda, et see teema lisatakse tema valimisprogrammi tagasivalimise kampaanias. Reutersi agentsia Brasiilia andmetel ütles Lula, et Brasiilia peab valmistuma kaitsma oma suveräänsust, rikkusi ja territooriumi. Ilma, et sõltutaks ainult vanade seadmete asendamisest või improviseeritud vastustest rahvusvaheliste kriiside korral. Kõige tundlikum osa tuli siis, kui Lula meenutas oma hääletust tuumarelvade leviku tõkestamise poolt ja küsis, kas riigid, kellel juba oli selline relvastus, on tõesti oma arsenali desaktiveerinud. Ta tõi näiteks Pakistani, Põhja-Korea, India, Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid kui riigid, kes jäid relvastatuks või suurendasid oma tuumajõudu. Sest konkreetne fakt, kuulake nüüd, konkreetne fakt on see, et mina olin põhiseaduse koostaja. Ja mina olin üks neist, kes hääletas tuumarelvade leviku tõkestamise poolt. Sest oli kokkulepe, et need, kellel olid tuumarelvad, pidid need desaktiveerima. Kas keegi desaktiveeris? Sellest ajast alates on Pakistani relvastunud, Põhja-Korea relvastunud, India relvastunud, Hiina relvastunud, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid toodavad jätkuvalt üha rohkem tuumarelvi. Ja meie kuni hiljutise ajani oli meie kaitsetööstus praktiliselt kokku kukkunud. Ma ei taha sõda. Aga ma ei taha ta ootamatult tabada saada. Selle asemel, et rääkida ainult laevadest, laevatööstusest või sõjaväe moderniseerimisest, asetas Lula Brasiilia kõige ohtlikumasse ülemaailmsesse arutellu, relvastusvõidujooksu. Lula probleem on selles, et Brasiilia ei saa lihtsalt muuta põnet pommiprogrammiks. 1988. Aasta põhiseadus sätestab, et kogu tuumaenergia tegevus riigi territooriumil on lubatud ainult rahumeelsetel eesmärkidel ja riikliku kongressi heakskiidul. Brasiilia valitsus ise tunnistab ametlike dokumentide kaudu, et Brasiilia on olnud tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osaline alates 1998 aastast. Trump astus sellesse loosse juba enne, kui tuumateema jõudu kogus. 24. juunil 2026. Agência Brasil teatas, et Ameerika Ühendriikide president jagas Newsmaxi artiklit, mis käsitles Brasiilia valimisi kui järgmist suurt testi Ladina-Ameerikas. Artiklis öeldi, et Brasiilia on piirkonna suurim riik ja et presidendivalimised võivad olla üks tähtsamaid võitlusi poolkeral. Pinged kasvasid ka seetõttu, et Lula oli juba käskinud Trumpil Brasiilia valimistest eemale hoida.
Reuters teatas 17. juunil 2026, et Lula tunnistas Trumpi õigust omada poliitilisi eelistusi, kuid rõhutas, et otsus Brasiilia üle kuulub brasiillastele. Trump omakorda oli öelnud, et Brasiilia on poliitiliselt ohtlik ja karm. See hõõrdumine väljus viisaka diplomaatia raamidest ja jõuvis võimuvõiklusse. Lula püüab kanda suveräänsuse rüüd. Trump püüab näidata, et Brasiiliast on saanud strateegiline murekoht. Organiseeritud kuritegevusest sai kõige konkreetsem seos Brasiilia valimiste ja Ameerika Ühendriikide huvide vahel. 2026 aasta mais teatas Marco Rubio, et Ameerika Ühendriigid klassifitseerivad Primero Comando da Capitali ja Comando Vermelho välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks alates 5. juunist. Välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks alates 5. juunist. Reuters teatas, et Flavio Bolsonaro oli seda teemat Washingtonis arutanud ning liitlased nägid seda päevakorda kui võimalust anda avalikule julgeolekule rohkem kaalu. Brasiil elab koos rühmitustega, mis tegutsevad mitmes osariigis, võistlevad marsruutide pärast, liigutavad raha ja on juba välisriikide ametivõimude tähelepanu all. Kui need võrgustikud jõuavad Ameerika Ühendriikide pinnale, ei ole see enam ainult Brasiilia avaliku julgeoleku küsimus, vaid muutub rahvusvahelise julgeoleku, finantssüsteemi, piiride, salakaubaveo ja sanktsioonide teemaks. Lula püüab vastata suveräänsuse ja riigikaitsega. Trump vastab surve, klassifitseerimise, sanktsioonide ja valimistega seotud tõlgendusega. Vahepeal jälgib Brasiilia kodanik vaidlust, kus organiseeritud kuritegevusest on saanud poliitiline kütus. Jutt tuumarelva leviku tõkestamisest aitab Lulal samuti proovida tähelepanu kõrvale juhtida, selle asemel, et vastata ainult jõukude, sanktsioonide, ebakindluse ja probleemide kohta. Et see ei oleks lihtsalt vestlus suveräänsusest, relvajõududest ja julgeolekukaitsest, vaid ka relvajõududest ja territooriumi kaitsest. Emotsionaalse jõustrateegia, sest see puudutab rahvuslikku uhkust, kuid sellega kaasneb ka risk. Sest tuumateema kasutamine sõnumina Trumpile võib mõnele tunduda kindlameelsusena, kuid teistele ohtliku improviseerimisena. Brasiilia vajab kaitset, kaitstud piiri, tugevat luuret ja tõelist võitlust kuritegevuse rahastamise vastu. See ei nõua aatomibravaadi, vaid toimivat riiki. Flavio Bolsonaro ilmub selles kontekstis, sest julgeoleku küsimus on muutunud rahvusvaheliseks. Ta käis Washingtonis, vestes Ameerika Ühendriikide ametnikega ja tõi jõukude teema kahepoolsete suhete keskmesse. 2026 aasta valimiste võitlus käib selle ebamugava küsimuse ümber. Kas julgeolekut käsitletakse kui riiklikku prioriteeti või jääb see jätkuvalt poliitiliste mängude pantvangiks? Itajai kõne näitab, kuidas Lula püüab hõivata ruumi, mida vasakpoolsed on pikka aega vältinud. Kaitse, relvajõud, sõjatööstus ja karm suveräänsus. Aga ta teeb seda ajal, mil Donald Trump muudab Brasiilia piirkondliku malelaua osaks ja kui sanktsioonid Primero Comando da Capitaliga seotud võrgustike vastu paljastavad sügava haava. Jutt tuumarelvadest ei too Brasiilia pommilauale, kuid paneb avaliku arutellu raske küsimuse. Kas valitsus tahab kaitsta rahvust või kasutab ta välisest ohust tekitatud hirmu lihtsalt selleks, et tugevdada omaenda narratiivi? Just siin saab 2026 aasta hoopis teise tähenduse. Valimised ei puuduta ainult majandust, sotsiaalprogramme ega populaarsust. See puudutab ka seda, kellel on autoriteet seista vastu rühmitustele, pidada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, säilitada suveräänsust ja takistada Brasiilial muutumast mugavaks koridoriks rahvusvahelistele kuritegelikele võrgustikele. Lula rõhutas kaitset ja torkas Trumpi, meenutades tuumarelva leviku tõkestamise ebaõnnestumist. Trump vaatas Brasiilia valimisi kui mõjuvõimu testi. Organiseeritud kuritegevus ületas piire ja sundis maailma pöörama pilgu Brasiilia siseoludele. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat piksivõtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.